Tere, armas! Mina olen Triinu ja olen täna energeetiline tervendaja. Ja just nendele inimestele, kes on ärevuses, kes võivad olla depressioonis ja kes võib-olla ei näe suuremat pilti oma elust, aga on täna selles kohas, kus sa oled ületöötanud, sa oled üleväsinud, sa oled endast kõik andnud ja sa ei saa aru, mis sul viga on. Mina olin selles kohas 10 aastat tagasi ja ma soovisin teada, kuidas ma saaksin tagasi normaalseks. Nii et ja täna ma võingi öelda, et see olukord ja see õppetund on paljudel inimestel. Ja kui sina oled täna ärganud hing ja saad aru, et midagi tuleb oma elus muuta, et nii enam edasi minna ei saa, sest ärevus võib anda sul märku 24/7 ja ka näiteks sellisel moel, et sa lähed tööle ja see töö üldse ei istu sulle, see ei sobi sulle. Sa tead, et sul tuleb maailmas palju rohkem ära teha. Aga sa ei tea, kust kohast alustada, sest sa oled kinni selles töös ja rahas. Sa oled nii tugevalt kinni oma töös ja rahas, sest sa mõtled, et kui need ära kukuvad, kuidas ma siis ellu jään? Kuidas ma siis ellu jään? Ja seda kohta ma tean, ma olen seal olnud, ehk siis tekib selline tasakaalutu olek, aga ma saan sulle näidata, kuidas üldse tulla ühelt sillalt ära teise. Ehk siis, kui sinu vana mina tegi seda tööd, mida ta pidi tegema, mida ta oskas, aga see ei ole sinu hingetöö. Sinu hingetöö võib olla palju suurem, palju väärtuslikum, aga sa ei pruugi täna seda näha. Ja selle taga on hästi palju piiravaid uskumusi ja samamoodi see pool, et sa ei näe ennast suuremalt. Sa ei näe ennast suuremalt, sa oled selles mõttes kuskil kinni ja näiteks seda ka raha osas, hästi tugevalt raha osas, siis praegu on mul koolitus, mida ma teen. Me tegelikult transformeerime seda raha. Kui sind see kõnetab, 5 seanssi, ehk siis 1 seanss on ära olnud ja just tegime andestuse rahale, sellepärast, et miks on vaja andestada rahale. See on see pool, et näiteks mida minagi valesti tegin, ma panin endast ettepoole töö ja raha. Ma panin need endast ettepoole ja iseenda täiesti unustasin. Ja see on üks õppetundidest, kuidas me tegelikult oleme programmeeritud niimoodi, aga kui me läbi põleme, siis tuleb meil vaadata endale ausalt otsa ja hakata aru saama, kes või mis on siin maailmas kõige olulisem. Ja mis on sinu väärtused? Et kas sa oled elanud oma väärtuste järgi või need väärtused on olnud kellegi teise omad? Ja kas sa teed seda, mida sa hinges tunned või sa teed seda raha pärast? Mina olen need ämbrid kõik läbi kolistanud ja see tähendab seda, et ma tegin tööd raha pärast. Ma arvasingi, et mida rohkem ma teen tööd, seda rohkem on mul raha. Ja tegelikult ma viisin ennast täiesti sinna kohta, kus mul ei olnud enam eluenergiat. Ja ma ei saanud tööle minna. Ja miks see olukord oli? Sellepärast, et ma hakkaksin aru saama, mis on elus oluline. Kas töö või mina? Täna teen ma täiesti teist tööd ja just sellepärast, et kui sina oled täna selles kohas, kus sul pole eluenergiat, kus sul pole raha, kus sa oled väga kehvas olukorras oma tervisega, siis see on üks õppetundidest, kui me oleme pannud raha esikohale. Sa ei ole endas näinud väärtust. Ja nüüd tuleb hakata see kõik tagasi looma, et sa saaksid ühendust iseendaga. Sa saaksid oma energia tagasi. Nii et rahakoolitus käib, keda huvitab, kes on täna selles kohas. Mina, kui ma 10 aastat tagasi selles olukorras olin, siis ma otsisin seda inimest. Näidake, kes teab, mis mul viga on.
sest mul oli kogu aeg ärevus ja mul polnud elujõudu ja ma ei saanud aru, sest et ma nägin, et kõik ülejäänud inimesed toimetavad, neil on hästi palju eluenergiat ja mina olen selles kohas täna, et olles siis tegelikult ka toimetanud ja sõitnud endast üle ja just seda töö ja raha pärast. Aga nüüd on see koht, kus tuleb endale ausalt otsa vaadata ja hakata seda tervendama. Nii et mul on ülihea meel, kui sa siin mu YouTube'i kanalil oled või minu grupis, sest ma panen selle video igale poole, et inimesed saaksid teadlikumaks. Ja inimesed hakkaksid endaga tegelema, sest raha on üks nendest kohtadest, mis on kõige ausam, kõige ausam. Et kui sina ei väärtusta iseennast, teed tööd raha pärast, siis sul ei ole ju raha, sest sa teed seda selle pärast. Aga kui sa hakkad tegema midagi iseenda pärast, midagi, kus sa paned iseennast esikohale, siis saab muutuda sinu elu ja samamoodi sinu raha. See kõik sõltub sellest, ainult sinust endast. Kui inimesed arvavad, et raha on kurja juur, siis tegelikult on raha lihtsalt vahend. Aga alateadvuses on vaja need muutused teha. Ja juba neljapäeval hakkame me tegema, nii et kui sind see kõnetab ja vaatad seda videot või kas või järgi või järele, ükskõik mis ajal, siis see tegelikult kehtib alati, et me teeme selle ära 5 seanssi. Ja kindlasti me lähme veel edasi, sest see raha on väga huvitav tegelane. Olles ise sellega hästi palju tegelenud erinevate nurkade alt, siis ma näen, mida kõike tuleks inimestele jagada, mida ma kõigest olen aru saanud, aga alles nüüd, kus ma tegelen iseendaga. Minu vanamina oli siis selline, et kes käis tööl ja kelle rahapuu oli siis tööandja juures. Siis täna ma õpetan inimestele, et sa tooksid selle rahapuu iseenda koju, et sina hakkaksid iseenda rahapuud kasvatama, mitte ei oleks selles mõttes, et sa saaksid ise looma hakata ja just seda, mida su hing tahab. Sest tavaliselt ärevuses ja depressioonis on inimesed just sellepärast, et neil on nii palju andeid, nii palju võimeid, aga nad ei tunnista neid ja nad isegi ei usu endasse. Nad ei saagi aru, et kui väärtuslik ja võimekas ma olen. Nii et sinu elu on sinu kätes ja sinu raha samamoodi. Kui sind see kõnetas, siis panen siia alla kõik kontaktid ja Fenta selle kutse. Sa saad minuga teha erinevaid kokkuleppeid, tasumise osas sa ei pea, sest mina tahan anda sulle hästi palju. Ehk siis 5 seanssi ma võiks neid kohe korraga teha 2 kuud, aga sinu võimekus vastu võtta võib olla praegust ainult niisugune. Võimekust vastuvõtmist ongi vaja kasvatada. Kui sinu päikesepõimik annab märku, sinu keha annab märku, siis allasurutud inimesele ongi see pool, et tal on ärevus ja ta tunneb ennast, et ta on võimetu igas osas. See on lihtsalt sinu tunne, sest sinu eluenergia ei liigu sinu sees. Ja neid on vaja vabastada, neid on vaja kogu aeg tegeleda endaga. Nii kaua, kui sa jõuad sinna kohta, kus on juba stabiilsus, kus on juba tulnud rõõm, kus on keha lõdvestunud, kus on uued mõtted, mitte enam sundmõtted, et kõik on võimalik muuta täna, kõik, sest kõik on meie enda sees ja meie enda kätes. Nii et kui sinu teema on täna raha ja sa ei ole aru saanud, et kuidas rahaenergia päriselt toimib ja kuidas see raha siis nagu liigub ja mis selle taga on, siis juba järgmistel seanssidel ma räägin ma sulle, mis on nende taga, kus sa kinni võid olla energeetiliselt, miks sul pole elujõudu, miks sa ei sära maailmas. Jagan sulle kõike, mida ma olen iseenda peal läbi teinud. Nii et ma saan jagada ainult seda, mida ma olen ise läbi kogenud ja läbi teinud. Ehk siis tulnud ära kohast, kus mul oli elujõudu 3 tundi
ja kasvatanud täna oma elujõudu lõpmatuseni. See tähendab seda, et mul on väga palju elujõudu. Ma jõuan kõike teha, trenni teha, kõike. Aga minu vana mina ei jõudnud, sest ta oli veel minevikus kinni. Ja mineviku valu on see koorem, mis siis tegelikult võtab väga palju energiat ja eriti veel negatiivsed mõtted ja tunded võtavad väga palju energiat ära. Ja see on see koht, kus me saame iseendale hakata otsa vaatama, kui me tahame muutust. Kui me tahame selles mõttes elada kerguses, tunda ennast hästi, elada külluses, särada siin maa peal, siis see kõik on võimalik. Olen Triinu ja olen täna energeetiline tervendaja ja aitan neid inimesi, kes on täna valmis nägema väärtust iseendas. Ja kui sa tunned kutset, siis panin siia lingi, võid mulle kirjutada, võid mulle otse kirjutada, et kõik on võimalik, nagu sa tead. See sinu täna kannatus võib olla sinu parim kingitus. Sa ei pruugi seda täna veel aru saada, aga ma räägin sulle seda, mida ma ise täna kogenud olen. Mõnusat päeva. Tšau ka.